Rahvas, sina Raul, mina Mats, tema on Markus. Ja täna teeme 10 challenge'it väikse twistiga. Põhimõtteliselt piimpuuslid on siuksed kommid või jellybeanid, et siin on nagu erinevad värvi kommid, igat värvi kommidel on 2 maitset võib-olla, kas hea või halb. Näiteks siin on, võtame roheline värv, rohelist värvi komm. See võib maitsta kas nagu muru või siis nagu laim. Et nagu üks hea, üks halb esi. Muru on tegelikult äge, jah. Sama. Meil on siis 10 challenge'it, peale igat challenge'it peab kumbki meist sööma neid komme ja kaotab see, kes peale 10 challenge'it sööb rohkem komme ära. Ja kaotaja forfeit on see, et kõik alles jäänud kommid, mis ei ole veel ära söödud, peab korraga suhu panema, ära sööma. Me vist ei mõelnud seda kõike korralikult läbi, aga mis seal ikka? Very nice! Alustame siis lihtsalt, kõigepealt on lihtsalt kivipaberkäärid 5 võiduni ja mõlemad meist söövad nii palju, mitu vooru nad kaotasid. Näiteks kui ma võidan 5-3, siis Mattias sööb 5 ja mina söön 3 piimpuuslit ja nii lihtne see ongi. Kivipaber. Teeme ching-chang-wala. 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 Kui ta praegu võidab, siis ta on ka võitnud. Ching-chang-wala. 5-2. Mattias sööb nüüd 5 piimpuuslit, mina 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okei, põhimõtteliselt see läks praegu Markuse tagumiku alla. See on nüüd kindlasti halb. Nii, mul 2 tükki. Üks haaval ikka, jah? Jah. Okei, see on siis imelikku valget kollast värvi. Ja see on siis kas mädanenud muna või mäda muna või siis võipopcorn. Mulle kumbki väga ei meeldi, aga noh. Võipopcorn on midagi küll või? Nagu piimpuus, muidu on head, aga nagu, jah. Tunnes see on mäda muna. Sulle maitseb on ju? Ei. Me ei saagi aru, mis see on. Aga see tundub olevat sama, mis Mattiasel oli. Aga ma proovin. See on muru. Ei ole väga halb, tegelikult see on normaalne. Okei, see on täpselt samasugune, ma ei tea, mis see... See oli, see mis mul oli, see oligi muru või laim. Okei, muru või laim, okei. Mõlemad on head. On muru. See on kas ninakoll või mahlane pirn. Ma olen mõlemaid kunagi proovi. Pirn. See on kas siis laim või muru, okei. Nagu siin pildi peal paistab heleroheline, aga tegelikult on mingi kollad, et see segadusse väike. Aga jah. Okei, laim. See on enne selle sinise, mu lemmikvärv on ka sinine, kui keegi ei tea. See on hambapasta või siis mustikas või sinikas midagi. Aga see on hambapasta. Hambapasta ei ole isegi naab, see on siuke minti. See on siukest rõvedat värvi ja see on siis kas virsik või okse. Päris hea, okei. Tuleb okse või? On virsik. Vedas sul. Mõtted vend. Okse peaks ütlesid minu arust kõige hullem olema. Aga okei, järgmine challenge. Ja teine challenge on tambar või põidlasõda. Jah, eesti keele nime. Samamoodi nagu eelmine voor, see on 5 punktini ja mõlemad saavad nii palju, kui nad kaotasid. That's about it. 3-2-1. 3-2-1. 1-0. 3-2-1. Kus on nii väike käsi, kuidas sa? 3-2-1. Ma ei oska seda, noh. 3-2-1. Kuna see võiks mingi e-sport. Kas sa tõmbad siin käigu ja paigale oma kätt? 2-1. Smashing. Ma ei oska seda, kurat. 3-2-1. See on nii intens. 3-2-1. Väga hea, nii 3-1.
käsi läks puust. sa arvad, tõmble selle käega nii palju. 3, 2, 1. Tead, peaks üldse laua 2, peal. 1. Kätt peaks tegelikult üldse laua peal hoidma, aga ei, niimoodi on laad. 3, 2, 1. 3, 2. Nii. 3, 2, 1. Nii, 3. 3, 2, 1. 2, 1. Kokkuvõttes ma veel juhin ikkagi. Aga noh. Kurat, jälle virsike okse. Okei, see on siis viirsik või okse. Ma enam siin viirsikku, kas ma 2 korda päädan. It was at this moment Mattias. that he fucked up. Kolmanda challenge'i juurde. Kolmas challenge siis, et põhimõtteliselt peame seda keppi hoidma väikse sõmme peal niimoodi. Ja siis jooksma trepist alla, täiesti sinna alla ja siis ülesse. Kui kepp maha kukub, siis sa pead minema tagasi selle koha peale, kus sa olid kepi maha kukkumise hetkel ja võidab see, kes seda kiiremini ära teeb. Kui kepp maha kukub, tuleb 3 sekundit juurde ja kaotaja sööb siis 4 kommi pluss iga 5 kaotatud sekundi pealt tuleb veel 1 kommi juurde. Näiteks kui Mattias kaotab 10 sekundiga, siis ta peab sööma 6 kommi ja nii edasi. Okei, 3, 2, 1, läks. Tuleb flawless. Jaa, 17 sekundit ja 8. Easy money ma räägin. Mis see siin on? See? 10 sekund. Okei. Oled valmis? Ei. Pead olema. Nii, 3, 2, 1, läks. Keha vastu ei tohi minna. Nii. Ma olen juba kaotanud, eks? Mida suuremad kaotad, seda rohkem sööma pead. Kuidas sa teed seda? O kas ma uuesti võin teha? Okei, anname Mattiasele uue võimaluse, muidu saad otsa neid tiimusele. Nii, davai. 3, 2, 1, läks. Okei, see on okei. Tegelikult ei ole. Ma olen kaotanud. Kuidas selle väikse sõrme peal saab? Ära jama mees. Ma saabki minus. Oi, ja mitu korda ma kukkusin. Ma ei mäletagi. Nüüd on küll piinlik. Mattias kukkus 6 korda. Ehk siis 18 sekundit, ehk siis 30 pluss 18 on 48 sekundit. Järelikult ta läks 31 sekundit kauem kui mul. Järelikult ta peab sööma 4 kommi kaotusest pluss 6 kommi veel sellest oli suure kaotas. Ehk siis 10 kommi. Nüüd juba 11 kommi käes, ma võin alla anda, aga noh, okei. Mis sööma? Okei, see on ka siis muru või laim. Sööd 10 tükki, kõik on mingi paremad variandid, noh. Mõttetu. Jäävad ainult rõvedamad alles. Lähme siis 4. challenge juurde, kus ma Backstabs.
järgmine challenge on siis mütsi pähe viskamine ja see on siis mitu katset läheb, et see, kellel läheb vähem katseid, see võidab. Et peame lihtsalt nagu niimoodi hoidma käes seda ja siis pähe ja jah. Saame nokkaga vastu pead. Mida veel? Ma pean siis 3 kommi sööma. Puhastuslapid nüüd täällä keal. Mul pole kakised puhastuslapid. Nokka oli põli. Ja see on siis virsik ja okse. Grand finaale. Miks me nimest? Okse. Need tüübid siin pildil on kindlasti oksed söönud. Lähme, no 5, lähme nüüd 5. challenge'i. Viies challenge siis, et see on pudeli viskamine, peab pudeli viskama niimoodi, peab lauale püsti jääma. See on jälle see, et kes vähesemate katsetega saab, see võidab ja kaotaja sööb 3 kommi. Alustan siis kohe. Sealt võid veel. Palju raskem kui mütsi pähe viskamine. Püsti seistes, nii tuleb kohe. It was close. See on siit märkis, see on siit märkis, see on siit märkis, see on siit märkis, see on siit märkis. Pudelivahetus. Damn, it feels good to be a gangster. Ma pean nüüd 3 kommi sööma. Lõpuks võitsin midagi. 3 suht head valikust ju. Muru või laim. Muru ikka. Sa süütasid peale mul praegu. Baby wipes või kookos? Baby wipes? Ma olen saanud. Hambapasta ja mustikas. Või mustikas. Hambapasta. Davai, 6 challenge. I got broads in Atlanta. Just at the lean. Järgmine challenge siis palli peal püsimine. Põlved pea. Kahtub see, kes siin palli peal enne maha kukub. Maksimum aeg on 60 sekundit, ehk siis minut, kui on nagu mõlemad olema 60 sekundit selle palli peal põlvedega, siis see on mõlemad 2 kommi, aga kui üks kukub enne maha, siis ta sööb 3 kommi. Oli aru saada, jah? Ja me teeme selle asja endale raskemaks niimoodi, et käed peavad kukla taga olema ja aeg läheb siis käima, kui käed lähevad kukla taga. Niimoodi. Aga ära võttes see nüüd keegi ööb või noori. Vart ma seletasin. Kui ei saanud aru, siis 3, 2, 1, oota. Sai kõlad 5 sekundit. Okei, Marko andis selle andeks, aga me pidime selle panema, sest see teeb video naljatuks. Läks. Ja 5 sekundi praegu. Vist. Uh-oh, retard alert! Okei. Oo, mida? Ma oleks sul peale andeks olnud selle, aga see tulid maha. 3, 2, läks. Jalad räigelt värisevad. Make the ground shake. 30 sekundit tuli just. Sa feilisid
ja sa sööd ikka parema kui mina. okei, ma ei tea, kus ma praegu võitsin, aga... ma hakkasin naerma selles. see oli kõik jalad värisesid nagu ma ei tea, mingi haavalehed. Mädamuna või popcorn. Mädamuna. Muru või laim? Mis muru jälle? Ma ei saa aru, kui see on mädamunaga segamini seal. Hambapasta või mustikas? Hambapasta. Lähme järgmise challenge'i juurde. I've been watching you. At night, I think of you. I want to be your lady, baby. Nii järgmine challenge on siis back opening, et kes saab avada mõlemad 3 pakki ja kes saab suurema FIFA reitinguga mängija, see võidab iga nii-öelda nagu kaotatud reitingu eest sööd ühe kommi. Näiteks kui ma saan 86 reitinguga mängija, Mats saab 84, siis sööb Mats 2 kommi. Nii lihtne see ongi. Aga me ei ava FIFA pakke, me avame neid pakke. Euro 2016 kleepsude pakke. Siis mul on siin 2 mängijat, mul on Patrice Evra ja Blaise Matuidi. Esimene mängija on Austriast, Marker Sabitzer. Ja siis mul on Jan Vertonghen ja mingi 2 tüüpi, kellest ma mitte kunagi kuulnud ei ole. Kristjan Nemelt, Darius Rna, Joe Ledley, Rociano Pelle, Filip Budkivski. Okei, praegu on vist siis Srna 81, kui ma õigesti mäletan. Inglismaalt Dani Welbeck. Siis on veel ainuke, keda mina tean, on veel Thomas Vermaelen, Gordos. Gordos, ma tean seda kui enda ju. Siis on Jeff Hendrik. Ja Milan Škoda, ma ei tea nii. Bogdan. 2 mängijat, Ermin Lenjani ja Sokol Sikaleski. Aleksandr Dragovic ja Sebastian Prödl, Fabio Contrao ja Migien Passa. Ma sain 3 Albaania mängijat, ma ei tule. Joe Hart ja Daniel Klein. Ma hääldasin sellest aastast. Insigne. Tatarusanu. Ma ei tea. Ja siis Vaughan. Jerome Boateng. Niikuinii tuleb oksa, ma olen nii kindel. Ma ei tulnud, okei. Šokolaadipuding või korralõit. Enam šokolaadipuding. See on või popcorn või madamuna. Muna, jess. Nüüd on siis Baby Wipes ja Baby Wipes, väga hea. Järgmine challenge. Järgmine challenge on nüüd FIFA, ainult et ühe käega. Teine käsi peab selja taga olema ja panime ka slaidesid peale, ehk siis löök on tugevam, oleme kiiremad, need on täpsemad ja väravaid on noobid. See on jumala raske. Ei! Sa teed ühe käega või? Jah. Mida? Röö on ikka mängida ühe käega. 2 käega saaks ka aru, mida teha. Mõtled päriselt, kas kõik läks nii otseks nii ole välja. Nagu ühe käega on see röö, sa oled nina sügadele, mis sa teed, sa mingid. Sa mängid edasi. Täiesti võimatu välja ära. Okei, nüüd me teeme vasaku käega. Vaatame kätt, siis on põnev. Ma ei saa parema käega hakkama. Mul oli käsi käeluu alles kuu aega tagasi katki, nii et... Katki tegelikult. Okei, me muudame natuke reeglid, et ma sain 2 kommist, ma kaotasin 2-ga. Aga ma võtan ühe neist 3-st. Nendest. Üks neist peaks olema ukse. Millise ma võtan? See. Aga ma sain ennem selle sinise.
päris hea. aga nüüd, kas see on päris hea? see on see ikka küsimus. All or nothing. Kumb? Oksad. Õige kommi valisid. Mul juba kahju sinust täis. aga järgmise challenge'i juurde. Mattias, mida? mis teed? vaatan paksu jänest. Järgmine challenge on siis Chubby Bunny. Nendega. Jääkuubikutega siis. Ja teeme nii, et kaotaja sööb 2 piimpuuslisit. See ei ole mitte väga see, kellele rohkem suu maab, vaid kes seda külma rohkem kannatavad. Chubby Bunny. kes on siis Muru või live? Muru. nii. Mul on sööb küll viirsik olemas, on nii palju oksed saanud juba. see on viisik. see on kõik oksed. Aga davai siis 10. ja viimase challenge'i juurde. Come selector. peab siis paljalu sinna lõppu. Läks! Run. Nii, alustame siis raskelt. Mädamuna või popcorn. Mädamuna. võiks öelda, et sul on muna maitse suus. Baby Vibes või coconut? Baby Vibes. Kõige hullema siis viimaseks. see on siis kas okse või virsik, no see peaks ka oma virsik olema. Viirsik. ja kuna mina siis kaotasin kokkuvõttes, siis ma pean ülejäänud 4 kommi siin ära sööma korraga. ja siin on siis 2 valvet ehk siis Baby Vibes või kookos, ninakonn või pirn ja siis on ka Tutti Frutti ja haisvad sokid. ma tunnen Tutti Frutti maitset. kookos on hea, rõve, sama lahe. See oli siis meie piimpuusud challenge, loodan, et teile meeldis. mina loodan ka. Kui te tahate me veel mingi piimpuusud challenge'id teeks, siis kommenteerige, likeige, subscribe'ige. Näeme siis järgmises videos. Peace. kui Mr. Bean vaatab, siis tšau, Mr. Bean. Bean. Mr. Bean, puusnud. Subscribe! Yes!